jah. Hästi. Tore. Väga tore. See kotti 2 tükki. See on see Ridala aastast 1990. Liitumisläbirääkimised alles käivad ja kõik asjad on veel pooleli nagu lõpetamata, aga juba käega katsutavad tulemused koostööst on olemas. Mis täna siin tehti? No täna kirjutasime alla ASK külaseltsi, Ridala vallavalitsuse ja Haapsalu linnavalitsuse kokkuleppel, et Värviline Haapsalu on meil Haapsalus üks selline tore ettevõtmine, kus inimesed saavad taotleda oma majadele värvipasse ja kui nad on end registreerinud, siis saavad nad soodustingimustel osta värve Eesti suurimate värvitootjate käest ning saavad oma majad korda teha, saavad oma aiad ära värvida. Ja see konkurss on Haapsalus nüüd juba aastaid olnud ja tänu sellele konkursile on nii mitmed majad iga aasta uue ja kauni ilme saanud. Ja täna oleme me selleks siin, et käimas on Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemise läbirääkimised ja külaseltsi juhatuse esimees Ants Sale on teinud sellise ettepaneku, et see tore konkurss võiks laieneda ka Ridala valda ja ASK külla. Kui nüüd rääkida, millest saab Haapsalu kasu, siis tegelikult Haapsalu ja Ridala vald on väga hästi ühte põimunud ja kui linnaäärsed piirkonnad on kaunite majadega, siis see igal juhul rikastab ka meie linna. Mõte sai alguse sellest, et Eesti Vabariik tähistab oma 100. aastapäeva varsti ja meie Läänemaa külasid kutsuti üles siis seda igas külas tähistama. Ja ASK küla leidis, et selleks vabariigi aastapäevaks võiks oma kodud korda teha. Ja siis sellel järgiski selle kodude kaunistamise, värvimise kampaania mõte. Praeguseks elab aastaringi külas circa natukene üle 30 pere. Suveti on inimesi rohkem, siis küündib elanike arv kusagile 8-90 peale. Kui palju on eeldatavalt neid maju, mida värvida või mille omanikud on nõus seda aktsiooni kaasa tegema? Praeguseks enne, kui konkursi mõte tekkis, nii mõne perega rääkides oli juba kinnitus, et on plaan endal maja kõpitseda. Ja konkursile on kaasatud veel lisaks värvimüüjatele, värvitootjatele, ka aiatehnika müügi ettevõte ja tööriistarendi ettevõte, kes siis konkursil osalejale pakkuda täispaketti oma väljanägemise parandamiseks. Nüüd hinnanguliselt see rahaline võit, mis konkursil osaleja saab? Sõltub muidugi pindadest, mida majaomanik seal korrastama hakkab, aga see võib küündida, ütleme, maja ja piirdeaedade värvimine võib küündida tuhandetesse eurodesse ja kui sealt nüüd teenuse osutaja pakub soodustusi seal 20% ulatuses, värvitootja poolest ma mõtlen, siis see on tõsine kokkuhoid ja sääst, et tasuks ära kasutada seda võimalust. Ants Sale, ASK külaseltsi juhatuse esimees. Esimene paha otsus ära, siis vahetavad lihtsalt selle ministri Käisime, vaata siis pidi viisa olema passi sisse löödud, siis käis.
Teil on siin juba selja taga olev saunamaja korralikult värvitud. Mis veel plaanis on? Plaanis on maja seinal uus katte panna, ära värvida ja võib-olla jõuab ka mingil ajal katus ära vahetada. Nüüd see uus konkurss, värviline HSK, millised muljed see teile avaldab? No ma arvan, et ta toob head, kui saab soodsamalt värvid ja vahendid kätte, et siis vast nii mõnigi teeb oma maja ilusamaks ja korda. No mina olen kasutanud siin nagu sellel sauna seinal Rootsi punast ja et omale nagu meeldib, aga majaseinaga vist plaanin midagi muud kasutada. Mina olen Vello Vihterpall ja see on siin Kinga talu.